Heipa! Tere tulemast taas meie vlogi vaatama. Selles vlogis me näitame enda arvates väga põnevaid asju, ehk siis me lähme meie uue kodu juurde ja me näitame seal palju detailsemalt täpselt kõik, mis on tehtud, seest, väljast, kõike. Nii et minu meelest üli exciting endal vähemaltki vaadata. Ma arvan teil ka. Ja nii et vaata kindlasti vlog lõpuni. Ja veel ütlen kohe enne selle ka ära, et pane enne ka like ja subscribe ära, sellepärast kui sa tahad olla rohkem kursis meie igasuguste ägedate koduteemadega, siis tuleb siin peal hoida. Ja kirjuta kommentaaridesse, kas sulle pigem meeldivad lühemad vlogid 15–20 minutit või meeldib sulle pikemaid vloge vaadata 35+ minutit. Yes, let us know. No nii, issand jumal, kui piinlik tegelikult. Aga see on elu praegu, sest mul on nohu. Ja mul on tegelikult suht rõve olla, ma veits haige. Järsku kuidagi nina on väga kinni ja ma näen suht halb välja ka. Aga me just valisime välja siis ülemise vannitoa jaoks siis kapi, kraani ja kraanikausi tähendab. Ja noh, kraanikaan ja selle segisti. Ja alumise siis ka sama. Ja nüüd me siis näitame. Nii. Alustame siis ülemise korruse mis segisti vannitoa kapp. Sellise kapi igal juhul valisime välja. 1,40 lai. Täpselt meile sinna sobib. Ja selline kapp siis. Nii, kraanikaus. Ja siia läheb siuke kraanikaus. Ei lähe see. Seega ei lähe. Sa panid kinni selle, jah? Ei, oli siuke või? See läheb sinna, jah. Näed, näitame ikka hinda ka, oleme ikka avatud. Ühesõnaga selline kraanikaus läheb sinna ja musta samamoodi võtsime selle. Näita. No, näita. Siuke läheb... Selline siis vanama segisti. Ja need lähevad siis ülesse. Ja peegel tuleb ka, aga peeglit hetkel veel ei ole. Peeglitega tegeleme hiljem. Alumise veid sees... Ja alumise, kui te mäletate, siis eelmises videos me näitasime, et meil on selline pruunikas põrand seal. Selle me otsustasime, et me ei ostagi nagu valamu kappi, vaid me võtame sellise musta töötasapinna hoopis. Ja ma näitan seda. Ühesõnaga, et me võtame sellise töötasapinna ja 2 riiulit teeme siis nii-öelda 2 hoopis sükest riiulit pikka, et ei ole kapp. Ehk siis siia seina täis pikkuses 2 tükki. Pime kuidagi. Nii, näita. Mis toimub? Jaa, oota. Oota ära nüüd tõmble. Täis pikkuses siia siis sellest tasapinnast 2 tükki üles ja alla ja siis ülemise peale tuleb kraanikaus. Ta näeb siin läbi ekraani suht hall välja, aga tegelikult on ikka siuke tume, ta peaks olema ikkagi nagu ash black. Ehk siis ikkagi tume. Ja siis siia läheb... Siia läheb see kraanikaus. Siuke kraanikaus. Oota, võtta telefon ära. Näitan nagu, et kuidas vaibib. Okei, ühesõnaga näed siuksed toonid. Et on nagu, meil on praegu ka siuke pruunikad plaadid seal natuke heledate triipudega. Ja mida sa teed praegu? Otsin segistit. Ära otsi, sa võtad telefoni käes ja ette ju. Ühesõnaga, ja siis paneme sellise pruuni kraanikausi sinna. Selle tumeda töötasapinna peale. Ja siia tuleb siuke lihtne tavaline segisti. Ja no ka jällegi siuke must segisti. Siit käib lahti ja kinni. No vau. Ühesõnaga, ja need lähevad siis jah kõik siia sellesse vetsu. Vähemalt plaan on selline. No hetkel teoreetiline plaan on siuke. Vähemalt sellised soovid praegu ehitajal edastame ja loodame, et läheb õnneks. Tšing. No nii, mida pakime? Värska auhind, vaata just taarakotid meil seda suht tõudle. Aga võta kaasa ainult oluline ja värska. Tegelikult siuksed rannakott oleks endalegi lahtud. Samas ega võitjad ei tea, mis nad täpselt võitsid. No nüüd teavad. Okei, muidugi see oli nali, see läheb ikka ilusti. Loosivõitjatele. Väljakutse loosivõitjatele. Mis see pakis oli? Värska veed ja värska rätta ka. Ja värska veed. Ja lühkaritega panen krossi jäätist. Chocolate between waffles oli pealkirjas. Kuidas maitsaksid? Ta on nagu siuke tunne, nagu tahaks külmkapu põhjas olnud hästi jääs. See on nii halb, see külmkapi maitse juures. Aga ta vaikselt sulab.
ei, ma andsin täna, ta on külm. Hästi heas. Issand, vaata mu neid kaameraid. Täiesti tolmune. Ma ei tea, miks sa ei puhasta ära. Ma on nii töövend lihtsalt, noh. See käib kogu aeg niimoodi, kõrvad on kõik puhtad. Trenni tuleb, on kõik siit niimoodi valge. Nagu on enam-vähem siit kõik valge lihtsalt. Ole, kui sa näeks mu käsi nagu see enne trenni, on nagu Eskimool, täiesti lumivalged. Ma ära pääsen nagu kogu käsid. Aga paneme siin teele ja... Treidaussipakk on ka üks, mis läheb teele. Mis treidaussipakis on? Seal oli üks beauty blender, siis vist äkki mingi ripsmuduš, siis see mingi päikesekreem, mingi intensiivistav nagu, et see on väljakutse võita või? Jaa. Treidaus pani välja või? 3 kotti, 2 pani teele, et otsa vahepeal panna. Nii random, et treidaussiga ka tegite? Jaa, kui oli äge minu arust. Nagu just vähe, et midagi muud ka, kui ainult mingi toidu ja suukseid. Või sa kirjutasid neile või? Keiu ütles. Tubli Keiu. Keiu ajab nagu seda businessi. Ta ajab kõik kraami kokku ja mina pean ainult seda lollust tegema siin, mida ma praegu teen. Ei tea, kes selle Taara kunagi ära viib, noh. See on ka mingi paar näelt, et olen seisnud siin. Äkki niimegi täna? Kuule. Taara osa vaatab kõrvad ju. Aga niime ära muidugi. No vaatame. Oleksid praegu jätsi tasuta saanud ja oleks varem mõelnud selle peale. Ma sain kasutada, sa ostsid. Ostsin ju. No okei, sul vedas. Hea küll. Heipa, siin on loogimisest olnud paar päeva veidi vaikust, sest on ju nagu ei näha, ma olin haige. Aga täna on 4 päeva õhtu, kell on 8, ma just tulen trennist ja mul on juba palju parem olla, mul on kergelt veel mingisugune nohukene, aga suures pildis ma tunnen ennast palju paremini, ma käisin juba eile trennis rahulikult, tegin täna oli juba trenn, jalutamas olen käinud paar päeva, nii et ühesõnaga mu enesetunne on juba palju parem, igatepidi. Ja meil on see laupäev pool maraton. Ühesõnaga, Tartu maastikumaraton siis 21 kilomeetrit. Ja oi, ma ei ole vist isegi siin vlogis nii palju tegelikult jaganud seda, aga mul on ikka vahepeal selle jooksmisega olnud veits keeruline, mul vahepeal hakkas põlved valutama, vahepeal hakkasid mingid sääred valutama ja siuke võib-olla mingi kerge põletikukene, aga noh, ilmselt midagi, ma ei oska rääkida, ilmselt mitte midagi väga hullu, et lihtsalt siuke, noh, koormusest on ju, lihtsalt jalad ei ole harjunud. Ja nüüd ma olin haige, on ju, ja mul on siin jäänud ka paar jooksu ära. Mingi jooksu ma jätsin teadlikult ära, on ju, et anda jalgadele puhkust, aga siis ka eelmise nädala viimane jooks mul jäi ära ja see nädal oli ka mõeldud üks jooks ja nädala sisse veel enne pool maratoni ja seda ma ka ei teinud, sest ma olin haige. Ja praegu ise tunnen, et mul läks hääl nii imelikuks kuidagi. No see, ninu, ühesõnaga. Aga ja vahepeal ma olin juba veits mures, et nagu mis sellest saab, on ju, et kas ma üldse nagu kindlalt peaksin minema, sellepärast, et noh, okei, reaalsuses ma teeksin selle võib-olla ära, aga see esiteks, kas see oleks mu jalgadele mõistlik, on ju, kas see on väärt seda, et võib-olla pärast mul on veel hullem, võib-olla pärast ma ei saa isegi normaalselt mingi periood võib-olla joosta. Ja nüüd siis see haigus, aga teate mis? Ma otsustasin, et ma tahtsin seda teha, ma võtsin selle teekonna ette, ma treenisin selleks, on ju, siin viimased kuud teadlikult ilusti ka treeningkava järgi igatepidi ja ma lähen ja teen selle ära. Ja võib-olla ma ei saa seal nii maksimaalselt head tulemust, võib-olla see haigus ka mõjutab, on ju, ilmselt mul võib ka seal olla veidikene see pulss kergemini tõusta, on ju. Aga mis siis? Ja ma lihtsalt olen võtnud praegu selle positiivse suhtumise, et teate, teeme ära. Ma lähen naudin, ma lähen jooksen, ma teen seda mõnuga, isegi kui ma ei saa päris selle tempoga, mis ma oleks algselt võib-olla lootnud, siis mis siis? Lähengi teen siis veidi rahulikumalt, aga teen ta ikkagi ära ja lähen kuidagi ikkagi sellise mõnusa hea tundega peale, sest ma lihtsalt kujutan ette seda, kui uhke ma olen pärast, kui ma selle päriselt ära teen. Nagu mega uhke. ja see on see, mis praegu mul annab seda jõudu ja mis kuidagi toidab nagu mind. Ehk siis ülehomme on elu esimene poolmaraton, maastikumaraton. Nii et eks me seda kindlasti näitame ka siin rohkem.
Heipa, meil on käes reede ja minul oli täna koolipäev, käisin koolis, õpin toitumisnõustajaks, by the way, kes siin uued on. Kenil oli tööpäev ja nüüd meie lähme oma tulevast kodu vaatama. Me ei ole käinud seal päris tükk aega nüüd ja näeme siis nüüd, kuidas päriselt need asjad on läinud, sest isegi eelmises videos jagatud need trepipildid olid tegelikult ehitaja tehtud, et me ei ole isegi näiteks seda treppi näinud ja mingid plaate ja põrandaid ja laed vist sai valmis, on ju. Ja ühesõnaga nii, et me lähme kohe sinna ja jagame teiega ka. Jätsime maaklerile võtme, et siis lähme Tartusse, homme tuleb 3 mobilist. Meie siis sellel korteril, mis müügil on praegu. Langetasime korteri hinda vaada lõid 3 mobilist peale. Nii, et loodame, et siis nendest 3-st üks tahab seda korterikest ära kosta. Nii, siin on see nurgapealne siin. Noh, sa ei fokusseeri ära. Ja ei fokusseerigi. Päike päev nii vigast. Tuleme siit poolt. Tuleme siia. See nurgapealne boks siin on meie kodus. Siin on kivi pandud maha. Me ei ole seda ka näinud veel. Siin on kivi. Ai, äge. Oh my god. Siin on varjuolune. Meil tulevad autod. Oh my god. Nii, see meie terrassikene on valmis. Oh my god, võtta, ma lähen kaugemale. Nii, see on meie terrassi nurk. Siia tuleb tegelikult aed ette, sest see on naaber. Ja see on meie terrassi nurk. Ja see kõik kivi siin maas, see on ka nüüd alles tehtud. Me ei ole seda ka veel näinud. Kivi! Oh, kui äge. Vaadake, kui lahe pruun värv. Mulle nii meeldib nagu see värv siin. Kõik suur kivi. Puud, see on ka siin uus. Seda pole ka näinud. Ja lähen vaatame sisse. Nii, siin on meie trepikene ja vaadake, mis laed. Meil on siin teha pindlaed ja siin on elutoas see. Ja siin ka. See on meil siis, võtta ma ei saa, köögi kohale tuleb selline. Ja elutoa juures on selline nii äge. Nii äge. Ja siin on meie see vets, sellise. Oota, see käib, ops. Näete, selline on meil vetsus see valgus. Kui lahe. Ja siin koridoris on ka selline. Siia tulevad ka tegelikult need mis need on, kohtvalgustid või, mis iganes ühesõnaga tulevad siia ka niimoodi. Veel. Oi kui äge, ma ütlen, ma olen nii excited. Ja välisuks on ka nüüd lõpuks võetud see, siin on mingi kileveesi peal, sanga ka ei olnud. Oh, millised muutused, see lukk on ainult. See on nüüd küll huvitavas kohas, mis värk sellega on. Nüüd ma olen segaduses, ma pean küsima. Okei, siin ongi lihtsalt 2 lukuga see. See on väga interesting. Ma ütlen ausalt, seda ust me ise ei valinud tegelikult. Aga me olime tegelikult väga rahul selle valikuga. Siin on siuke tume. See oli juba enne planeeritud. Ehk siis uks ise on väga lahe. 2 lukku on siuke huvitav. Ma ei saa kätt näidata. Aga siiski väga ilus. Siia läheb raudselt mingi siuke ilus taim. Siuke mingi potitaim, mingi ilus suur, siuke uhke roheline. Vaadake, et tõmbame vist kaugemale. Jah, niimoodi siia tuleb mingi äge taim. Oppi kui äge. Ja siin on meil see köögi osa ja siia tuleb, söögilaud tuleb nagu siia nurka. Ja siis söögilaua kohal on ka see praegu lihtsalt siit tulevad nagu valgustid veel niimoodi alla. Oih, mul on nii räme suum sees, ühesõnaga siit tulevad jah valgustid alla. Niimoodi söögilaua kohale. Ja mustad, need valisime kõik lülitid ja stepslid ja kõik mustad. Siin on meil ülemine vannituba, mis on meil tegemata. Siia läheb vetsupott. Siia tuleb nagu see kraanikauss kapiga, mingi äge peegel. Ma tahaks siia siukest mingi oma moodi kujuga veits peeglit. Ma olen peeglitega otsinud, ma ei ole veel leidnud. Ja siia tuleb siis dušš. Siuke must segisti on ju, näitasime eelmises vlogis ka, mükka see segisti tuleb ja siia tuleb ka klaas ette siis sellest samast piirdest. Ehk siis siuke pisikene vanni meil ei tule. Küsiti küll, aga otsustasime, et ei taha siia vanni, vaat ikkagi tahaks duši. Ei ole nii suured vannitajad ka. Saab vahepeal kuskil spaas ka käia. Nii et jah, aga plaadid on juba olemas.
eelmises vlogis jällegi näitasime, nii et see läheb ka varsti plaatimisse. Või noh, plaadi alla. Siin on magamistuba, siin ei ole veel midagi, aga noh, siia tuleb voodi, niimoodi, sealt saab terrassile. Võin näidata korra, siin pole äkki linke, aga siuke väga suur terrass on meil siin üleval. Siit saab terrassile ja sinna tuleb meil garderoobi nurk, ehk siis sinna ongi meil vaja ka garderoobi kappe veel. Sinna niimoodi, ma arvan, tuleb siuke garderoobi kapp ja siis ma tegelikult ideaalis tahaks ette siukseid musti klaasist ust, niimoodi, et musta klaasist ukse ja siis lähed sisse ja siis seal niimoodi garderoobi kapp. Aga me seda veel alles uurime ja vaatame. Me ühest kohast küsisime pakkumise ja see oli mingi 6000 eurot ja not gonna happen, ütlen ausalt, see on liiga palju. Nii et me veel vaatame, uurime, mis võimalusi meil täpselt siia natuke on, aga ideaalmaailmas oleks see mu idee jah. Ja siin see koridori magamistoa garderoobi nurgakene, me just avastasime, et siin on lamp täpselt nagu niimoodi, et see jääb siit välja ja tegelikult ma tahaks nagu lampi täpselt sinna nagu keskele, et kui ma lähen nagu garderoobis, mul on nagu seal garderoobi sees keskel lamp, ehk siis see on vaja ka siin natuke veel ümber teha. Tehakse ilmselt sinna ikkagi pannaks juhe, et saan sinna panna valgusti ja siia siis võib-olla tuleb siuke väikene valgusti ikkagi peab tulema, sest et me ei hakka uuesti lagest asja tegema. Ehk siis siuke muudatus tuleb veel. Ja siis lisaks on ju magamistoole, mis ma just näitsin, on siin meil 2 tuba veel. Siin on juba põrad maas, siin veel ei ole. Siit saab rõdule. Sealt läheb siuke pikk rõdu tegelikult sinnamaani välja, ma saan ju näidata. Ühesõnaga, siit läheb rõdule ja siis siit läheb nagu, mul ei ole hetkel linki siin, aga see rõdu läheb nagu sinna teise nii, nagu toa ääreni välja, aga ainult siit saab. Ja siia tuleb meil, siis me ei tea me tegelikult kontorituba, me ei tea kumba ruumi me selle veel teeme, kas siia saama, kus me saame rõdule minna või teeme hoopis siit, et me veel mõtleme, mis nende tubadega täpselt saab. Ja siin on see trepikene klaasiga, kuidas mulle meeldib see, siin on nagu siuke tume, siuke puidust üle. Keda küsid midagi või? Mis pinglaga üldse on, vaata, kuidas? Oota, ära sul näpata, ma tulen kohe. Igal juhul, ja tume, siin on praegu kõik see peal, aga kuidas mulle meeldib. Ja tegelikult meil on see ka, me lasime siia üles panna juhtme, sest ma tahaks hullult siia, ma lähen korra üles tagasi, trepi kohale. Ühte ägedat nagu valgustit, et kui sul on siin trepp, et siis siin oleks üks äge valgusti. Mul on nagu mingi megavisuaal, kuidas see võiks välja näha, aga meil on üks probleem. Me ei kujuta ette, kuidas me siia üles ühel lambi saame, sest et meil on selline trepp siit ja see on nagu seal keskel. Nii et me peame selle veel välja nuputama ja loodetavasti saab. Kuidagi ikka peab saama. Igal juhul, aga jah. Ja siit läheme. Opsti. Ilus. Nüüd hakati rahasid lugema. Seda lindile ei jäta. Ma just rääkisin eelmises videos, kuidas et siia tulevad nüüd ripuvad valgustid ja siia tuleb köögilaud ja me oleme siin nüüd mingi 15 minutit olnud ja me saame aru, et võib-olla me tõstame hoopis toad täiesti teistmoodi. Kui meil algul oli plaanis nagu diivan siia panna, siin on söögilaud, siin on diivan ja sinna läheb telekas, siis nüüd me üldse võib-olla mõtleme, et me paneme diivani sinna nurka, hoopis siia paneme siis trepi ja diivani vahele paneme söögilaua ja sinna hoopis paneme teleka seina teeme. Ja siia siis me ei pane neid rippu, vaid ilmselgelt paneme hoopis mingid need kohtvalgustid. Sest praegu me mõtleme, et võib-olla see annab ruumi avarust palju rohkem juurde, kui see, et me paneme... Terve see koht oleks nagu lahtina. Ja muidu me paneme nagu selle lahmaka diivani siia, sööme üli palju tegelikult toaruumi ära. Ainuke asi, mis ma nagu ei ole kindel, kuna meil köök läheb siit, siis siin on ääres on täpselt külmkapp. Ja siis tuleks nagu külmkapi kõrvale nagu teleka see sein, telekas. Ja ma ei ole kindel, kas mulle see idee meeldib või ei meeldi. Siis tulebki see teleka sein teha nii ilus, et see fookus on kogu telekal, et ei kaua. Nojah, lihtsalt mulle kuidagi, vaatad nagu telekat ja samal ajal vaatad kogu külmkappi, vaata. Mulle meeldib nagu süüa nii palju, et see on nagu riskantne. Okei. Kui nagu siia laudele paneks, siis tegelikult mitte kunagi seda nurka kasutaks. Nojah, ta jääb nagu siuke tühi nurk. Ühesõnaga nii, et me teeme siin praegu üldse võib-olla plaani natukene ümber.
aga me mõtleme. Aga vot näete, ka praegu just rääkisin ära, kui ma plaanid põhimõtteliselt ja 15 minutit hiljem saime aru, et võib-olla teeme hoopis kõik teistmoodi. Me oleme pool aastat planeerinud seda hoopis teistmoodi. Aga me mõtleme veel, jah. Ja väga äge. Üks probleem meil ainult tekiks siis, kui me peaks selle diivani nagu sinna. Noh. Siis nagu see ristkülik ei ole sümmeetrias telekaga. Nagu sest me enne selle ristküliku palusime suurusjärgi panna täpselt niimoodi, et meil tuleb siia diivan ja sinna telekas ja siis see on nagu täpselt niimoodi, noh, nagu ilusti. Ja praegu on nüüd see, et kui mina tulen siia, kuhu tuleks telekas, sinna tuleks see diivan ja siis see ruut ei oleks enam keskel, vaat see oleks nagu veits paigast ära ja me peame mõtlema, kas see häiriks meid väga palju. Sest praegu nagu ma märkasin ja mõtlesin, et see natuke nagu kummaline, aga samas kui ülejäänud tuba oleks igatepidi teisid nagu avaram ja parem, siis võib-olla ikkagi jätame ta niimoodi, et ta nagu ei ole väga... Ja, ühesõnaga mõtleme. Ja sa jõudsidki vlogi lõppu, oli ju põnev! Ma ei tea, ma ütlen ausalt, mul isegi oli hirmus neid klippe panna. Ma algul mõtlesin, et kas me paneme juba mingi väljas klipid, kas me näitame juba nii palju, aga me näitame, sest me loodame, et see on teile põnev. Me näitame seda ju teie jaoks, et teil oleks ka äge kuidagi jälgida seda teekonda, sest vähemalt endal on alati põnev jälgida siukseid teiste teekondi. Nii et jah, näitame teile avameelselt kõike meie kodu. Ära unusta likeida, subscribe'ida, kommenteerida. Ja järgmiste vlogideni. Yes. Ciao! Ciao!